Tere tulemast järjekordsesse Leina kohvikusse. Täna on ka minul rõõm istuda päris kohvikus, mis on ka mõneti märgiline, sellepärast et me Leina koolis liigume ka sinnapoole, et lisaks veebikohtumistele tuua ka füüsilised kohtumised Leina kohvikusse tagasi. Et siis tasub olla kuuldel ja sellega me siis alustamegi, aga täna on meil külas Liina, kes on Leina toetaja ja kes räägib nii läbi oma isikliku kogemuse kui ka siis erialase kogemuse lapse Leina märkamisest ja lapse Leina toetamisest. Mina astun kuulaja rolli põnevusega ja Liina, palun sinu kord. Tere kõigile. Ma mõtlesin, et ma alustan sellest, et kuidas ma üldse Leina toetajaks sattusin. Tolle hetke esmane vajadus tulenes lihtsalt minu tööst, kus mul klientidega tekkis päris palju Leina temaatilist arutlust, pluss veel tekkis inimestel kodus, nagu ikka võib ootamatult juhtuda, et neil on Leina olukord kodus, lähedane kaotus, ja kuna ma tundsin, et ma lihtsalt vajan tuge ja lisateadmiseid antud valdkonnas, et nii ma siis sattusin sinna Leina toetajaõppesse. Ma olen väga tänulik, et nüüd mul on enda töös ja elus tänu sellele ikkagi oluliselt parem olnud antud teemast ka rääkida ja olla inimeste jaoks olemas päriselt veel parem. Ma alustan täna natuke, ma näen ikkagi alustaks jusest nooremast east ja siis liiguks niimoodi vaikselt vanemaste teismeliste juurde. Et mis on üleüldse laste jaoks oluline, et nad Leinaga tuleksid hästi toime, on tegelikult kaks olulist aspekti. Et selle jaoks, et neil oleks üks lähedane täiskasvanu kohalolu, et nende füüsiline ja emotsionaalne keskkond oleks samuti turvaline. Kui neist üks on olemas, siis see laps suure tõenäosusega saab selle Leinaga päris ilusti hakkama. Kui me võtame nüüd imiku väikelapse, kes on niisugune kuni 2-aastane, need piirid ei ole kunagi niisugused kindlad, aga võtame orienteeruvalt, et siis selles vanuses kunagi ammu arvati, et lapsed ei tunne Leina, ei koge sellel hetkel mingeid emotsioone. Aga tegelikult on see, et me oleme selles väljas ja see laps saab nii hästi aru, mis tegelikult toimub. Ja 2-aastasene juba saab aru, et keegi on puudu, kui me räägime nüüd perekonnasiseselt kellegi kaotuses. Täpselt samamoodi me ei saa ka unustada ära, et lapse jaoks on ka see, kui temal oluline lähedane läheb lihtsalt ära korraks. Ka tema jaoks on see juba kaotus ja ka sellele võib tulla Leina reaktsioon. Ja millega ma olen kokku puutunud, et kuna seal ei ole niisugust verbaalset ja sõnalist väljendust, tema ei mõista nii hästi sõnu ja ta ei saa ennast väljendada, sest loomulikult sealt võib tekkida selles vanuses on unerütmeerijaid, söömisprobleeme, nutuhood, mida ma olen kõrvalt näinud, on niisugune, et laps mängib ja tal võib täiesti järsku tekkida niisugune nutt, et keegi ei suuda seda ohjeldada ega kontrollida. Ja mis seal on täiskasvanu roll sellel hetkel, on jätta rahulikuks ja olla kohal. Lihtsalt kohal. Mis on oluline siin, et see täiskasvanu, kui see on lähedane, kui see on perekonna nagu lein, pereliikme puhul kaotus, siis me peame siinkohal ka sellest aru saama, et see täiskasvanu ei pruugi olla võimeline ja ta ei pruugi saada sul kohal olla, nii nagu see laps tegelikult vajab. Mille jaoks on ka oluline meeles pidada, et kui vähegi on võimalik, siis keegi pere, lähiringkonna, tuttavates, sõber, kes iganes, et ta oleks sellel mingi periood
nii palju kui võimalik ikkagi seal või vahetustega abis. Et see lapse jaoks oleks ka ta tuttav ja ta tunneks selle inimese ennast turvaliselt. Kui see nutuauk on, et me lihtsalt oleme selle lapse juures, ta võib-olla ei taha, et teda hoitakse kohe, kui ta tahab seal röökida täiesti, las ta siis röögib, aga ole ta juures. Lihtsalt ole olemas, et laps tunneb, et on nähtud, kuuldud ja see on okei, mis temaga praegu toimub tegelikult. Et ei saa signaali, et see ei sobi meile, see ei kõlba. Mis sul viga on, et see laps saaks ikkagi väljendada ennast nii, nagu ta on. Selle vanema puhul, miks on nagu oluline, et meil keegi oleks seal juures, ongi, et nüüd mõtleme selle vanema seisuga pealt, kui sulle laps ootamatult pidevalt röögib ja karjub, et siis vanemal on raske enda emotsioonide ja tunnetega sellel hetkel toime tulla. Ja tulla sellel hetkel ka lapsega, et selle jaoks, et sellele lapsele pakkudes turvaline keskkond, siis abi küsimine on okei. Küsime abi. Ja julgus seda väljendada, et see on nagu hästi oluline, et me siin kipume ikkagi varjama või noh, et me ei taha tüli teha. Eestlane nagu ikka, me ei taha tüli teistele teha, aga see ei ole tüli. See on see, et meie ühiskond ja kogu keskkond ja inimesed, et me oleksime üksteise suhtes olemas ja et see üleüldine suhtlemine, üksteise hoitus, et see on nagu ühiskonna kasvamine ka selle juures veel. See on nagu suurem pilt, et me suhtleks ja annaks neid ajadustest teada. Et see on niisugune ring, miks on vajalik. Selles vanuses me saame rääkida lapsega, me võime vaadata väga lihtsaid väikseid raamatuid. Eestis on ka üks sari emotsioonidest, kus ongi eraldi kurbus, rõõm. See laps näeb pilti ja see on okei ja me saame juba rääkida selles juures, et see on kurbus, et ma mäletan, et ma mingi aeg tagasi nutsin, et ma olen ka kurb ja et no, et sa nutad, et me õpetame juba tundma last, et see on see emotsioon ja see on kirjeldus ja et see on okei. Et me läheme mööda, et me kasutaks ka selliseid raamatuid. Kindlasti on mingeid muid raamatuid ka, kus on mingeid pilte ja asju, kus saab ilusti. Kui on pilt ees lapsel selles vanuses, siis tal on nagu lihtsam sellest aru saada. Et see toetab seda kõne, see on visuaal, et see aitab. Loomulikult kodus on alati igasugused näpuvärvid ja asjad. Kõik võib lapsele anda, tapeet lahti tõmmata. Mina tunnen, näed, ja ma teen kaasa. See vanem saab ka sealt kõrvalt selle samasuguse tunde. Ja saab täpselt samamoodi mingi siukse asjaga ennast välja elada täpselt samamoodi lapse kõrval. Ja laps tunneb ka, et see on jumal okei. Ma võin nii teha. Ja nad saavad koos ja nad ongi koos seal, mis ongi nagu väga armas ja ilus. Et saame seda ka teha. Et need on siuksed kõige, ma ütleksin, siuksed lihtsad asjad. Ja et see täiskasvanu, ta võib selle lapsega koos ja mina olen ka kurb ja me võime koos nutta ka. Et see on okei tegelikult. Aga et selle juures me unustaks kindlasti ära, et nüüd lapsevanem on see, kes hoolitseb ikkagi lapse eest. Ja seda läbi iga siis teismeea ja nii edasi, et seal ei kaoks seda ära, et laps jääb lapseks ja vanem vanemaks. Jah, et vanem hoolitseb enda emotsioonide tunnete eest ja toimetuleku eest ise. Igas vanuses lapse puhul. Kui ma läheks sealt vanuse edasi, et siin on juba, kui ma võtan nagu iseenda elu peale, et siis mul kindlasti oli juba selles vanuses kaotust. Ka minu kaotasid sellel ajal olid rohkem seotud loomadega.
ja tollel ajal, kui ma olin nagu ikkagi alla niisugune koolilaps ei olnud veel, et ma viisin, minu jaoks oli see surmatemaatika oli hästi suur asi, sest et ma tean, et ma ikkagi võisin maantee ääres, kui lind alla jäänud, auto alla jäänud, et ma võisin ka teda matta. Ja mul oli vaata, et lindude surnuaiatane ja mul võisid kassid olla ja et ma kuidagi, kuna ma elasin maal talus, siis paratamatult sellist loomade ja sellist surma oli no, paratamatult päris palju. Et sellel ajal, jaa, mis seal oli, et ma olen nagu õudselt tänulik, et minu vanemad ütlesid mulle alati, et lihtsalt nad ütlesidki faktiliselt, et ta on surnud. Ja selle juurde käis matmine, et aga samas ma mäletan ka seda väga ilusti, et kuidas seal võis olla küll seda tunnet, et kuna selles vanuses võib-olla, et see surm võib olla midagi muutuvat ja mööduvat ja ei pruugi püsivalt jääda, siis seal oli mingi ootus. Et äkki see midagi muudab või midagi läheb paremaks. Jaa. Just, et seal on niisugust nagu tahad külvata nagu heaga, et ma nüüd hoolitsen ja siis ma matan, aga see taga mingi igatsus ikkagi, ütleksin, et minu jaoks oli seal igatsus ikkagi. Aga selles vanuses loomulikult, kui lastel on kodus, kui ma võtan ikka päris niimoodi mingi lähedane kaotus, seal võivad tekkida täpselt samamoodi ärritumine, agressiivsust võib olla, unerütmi häireid, söömisega võib probleeme olla, täpselt samamoodi. Et see on täpselt need söömisprobleemid minu arust on iga vanusega käivad kaasas, et seal ei ole, et see oleks nüüd mingi vanusegrupi juures kindel tunnus, see on täitsa tavaline ja ka unerütmis ma ütleksin, et seal on täpselt samamoodi võivad tekkida probleemid. Aga see ongi oluline, et selle lapse puhul seda märgatakse ja üritatakse siis toetada, et nii palju, kui täiskasvanud sellel hetkel suudavad seda teha. Aga selles vanuse juures on ka kindlasti see, et on niisugune fantaasiamaailm. Sinna minnakse palju, seal võib olla seda, et niisugune 5+ ka juba, et siis võib tekkida seda hirmu, et mina olen selle asja esile kutsunud, mõelnud, et kindlasti ei pöörata sellele tähelepanu, et seda maandada. Et see surm ei sõltu sinust ja et vaadata lapsega seda olukorda koos natuke läbi ja niimoodi, et vanem võib-olla selle juures ka räägiks hästi otseste sõnadega ja ilustaks ja räägikski niimoodi, et ka selle leinaprotseduuri juures, et kõik need matmisrituaalid ja asjad läbi ja aga see on nagu päris levinud, et kui lapsed vaatavad taevasse, siis nad näevad pilvi ja siis nad kujutavad ette, et et seal on mul vanaisa või ma ei tea, vanaema ja mina mäletan, et kui mina olin niisugune 6-7-ne, et kui minu vanaisa suri, ma olin matuste juures. Minu käest minust ei küsitud, kas ma tahan olla või mitte, aga ma olin ja ma sain selles mõttes, et ma ise näen, et see oli minu jaoks nagu oluline kogemus. Aga ma tean, et ma hiljem tegelikult ma vahest vaatasin taevasse, kus ma nägin nagu inimese kuju. Siis ma vaatasin, et vanaisa vaatab, kui hästi mul läheb. Ja see oli kõik minu jaoks. Et ma ei läinud nagu kuskil, et mul ei jäänud see nagu püsivaks, aga ma tean, et siukse mõtteid käis peast läbi. Ja mis on nagu selle juures see, et mida võib-olla mina oleksin vajanud sellel ajal rohkem, oli see, et vanemad võib-olla oleks võinud rohkem rääkida ja rääkida sellest, et ma nagu jäin üksinda lapsena selles, mul olid õed, mul on õed ja vend, ma olin kõige noorem, et ma jäin kuidagi väga tahaplaanile.
mitte küll vanematel teadlikult, ma arvan, et see lihtsalt oli nende, nad andsid sel hetkel parima ja nad rääkisid ja ma olin kaasatud. Aga see, et sa emotsionaalselt tahaksid mingit selgitust või koos arutamist ja rääkimist, et seda me võiks palju rohkem lastele pakkuda ja mis on nagu, võiks olla nagu üleüldiselt on normaalne päevaosa, aga et sellel perioodil kindlasti, et see laps jääks selle emotsiooni ja tunnetega üksinda või et ta näeb ka vanemat nutmas, et seal tekib nii, vot seal on see koht, kus laps võib minna sinna vanema hoolitsejaks. Et kui ta näeb seda vanemat seal nutmas ja et tal on raske, et see on niisugune selle poolest juba ohtlik koht, et räägiks lapsega, arutaks ja et me ei varjaks seda kurbust ja seda tunnet. See on nagu normaalne elu osa tegelikult. Kui ma mõtlen, et mul oli talvel, tütar on siis, oli veel 5, 6 saamas ja minu väga, me elasime kõrvuti majades, tema vanaema suri ära. Ja me rääkisime kohe mehega seal tema majas sellel samal õhtul seda. Siis minu tütre reaktsioon esimene oli see, et hakkas südamest naerma. Ta lihtsalt naeris. Siis ma lihtsalt lasingi ta naerda. Siis ta vahepeal küsis sealt läbi naeru veel, et mis ta nüüd pannakse mulla alla või. Siis ma ütlesin talle, et jaa, võtame ta maha. Et paari päeva pärast, et täpselt veel ei tea, aga et ja naeris mingi aeg veel. Et see tema, kuidas tema reageeris sellele, kuidas. Ja siis sealt tuli mingi hetk, kus ta läks siis nuttu üle. Ja siis ta ikka, jah, ja seal tuli hästi sügav ja pikk nutt. Ja jällegi, et sa oled lapse juures ja räägid taga. Ja seal tuli nii palju küsimusi, mille peale, ma ei oleks osanud ka, et see laps võib sellel hetkel tulla. Tema tõi sealt välja neid, ma mäletan nii elu, mis mind nagu üllatas, samas on niivõrd loogiline, et laps ütles, et aga et kui teie ei ole kodus, et ma olen nüüd üksi. Kuigi see vanaema ei olnud võimeline tema eest hoolitsema sellel hetkel. Ta ei olnud tegelikult, ta ei hoidnud teda niimoodi kunagi, et vanaema hoidis ja oligi meie või et vend ja siis näha seda, et kuidas lapse jaoks tegelikult juba see mõte, aga et mis siis saab, kui kedagi ei ole, et siis ei ole teda ka siin kõrval majas. Kui oluline see tema jaoks tegelikult oli. Kuigi ise ma sellel hetkel selle peale tegelikult päris ei tulnud, et sest et keegi teine kogu aeg kattis seda hoidmist, et tegelikult oli hoitud. Aga see, et näha seda vajadust ja igatsust ja temaga ma arutasin ka, et kas ta tahab tulla matustele. Ta mingis osas nagu tahtis isegi, aga mingis osas nagu jäi ka nii, et tal oli nagu kõhklus sees. Aga tollel hetkel, kuna meil oli tegelikult õues päris palju seda matusosa ja tõesti oli väga külm aeg. Siis ma arutasime temaga läbi ja mõtlesime, et tead, et siin võib lihtsalt seal on külma küsimus. Aga ta oli nagu tegelikult selle osaga rahul ka, sest me nagu ütlesime, et me viime su surnuaeda, et sa näed seda kohta ja kõike, et seal oli natukene see asi. Tegelikult ma tundsin ka, et tema ise tundis vist, et mulle, kuna seal oli kõhkluse koht, et siis ma nägin, et tegelikult oleks olnud võimeline ka tegelikult matusel olema. Mida inimesed võiksid teha kindlasti, et keegi siis oleks selle väikse lapse jaoks olemas. Keegi kutsuda eraldi, kes siis ongi, et kui vanemad või kes iganes perest ei saa selle lapsega olla, et ta siis tegeleb ise temaga vahepeal. Ja see on nagu normaalne, kui lapsed meil matuste ajal jooksevad ja mängivad. Sest oleme ausad, et see lapse rõõm on ka sellele surnud inimesele väga oluline. Et
et ei pea seda last nüüd seal hurjutama ja ütlema, et ta ei peaks seal osalema või et ta ei tohi joosta või mängida oma mõtte rohkem nagu. Et kui see on nagu siukene, siis las ta jääda, las ta tunda ja olla seal. Siuksed, mis minu tütar nüüd näiteks, kuna seal peal matuseid ma aeg-ajalt rääkisime vanavanemast, siis mingi aeg see vaibus täiesti maha ja siis sellel suvel ma siis olin seal kõrval majas ja tegin mahla ja aurutasin, siis ta tuli sinna ja siis tal järsku tuli ka jälle siukene hästi suur nutuhoog, kus ta hakkas rääkima, kuidas ta varem igatseb. Ja see on jälle see koht, et siin me jätame töö seisma. Siin me oleme jälle lapse jaoks täielikult kohal ja räägime, mis iganes küsimused, mõtted ja asjad tal tulevad. Ja lihtsalt toetame seda last selles kohas. Jah, ta lihtsalt ütles, et ta nii igatseb vanaema. Ma ütlesin, et ja, mina igatsen ka. Siis me arutasime kõiki neid lugusid, mis nad seal koos tegid ja siis et selles mõttes, et sealt me saime natukene ka siukse naljakohtsi, kus nemad said oma krutskeid teha ja siis see ema tuli ja ütles, et mis te siin maiustate jälle, et selles mõttes, et lapsega rääkida neid igasuguseid erinevaid külgi sellest ajaloost, et mis meil oli, et mis me temaga jagasime. Ja seal ma küsisin ka lapse käest, et kas sa tahaks ikka surnuaias vanema juures viia küünlad on. Kuna meil oli see vestlus oli õhtul hilja, et siis me ütlesime, et teeme seda homme. Ja järgmisel päeval mingil hetkel tütar ütles, et kuule, me pidime surnuaeda minema. Ta ise ootas seda, tal oli see meeles ja jälle töö seisab. Lähme. Ja jälle, et selles mõttes ka seal ma nägin, et kuidas see laps lihtsalt sealt istusime ja nutsime siis seal laua ääres ja rääkisime, mis iganes teemad ja küsimused seal tekkisid, et neid oli, aga ongi see, et me oleme kohal ja me räägime lapsega ja arutame neid kõiki asju. Ja seal ei ole valesid, õigeid mõtteid, tundeid, kõik küsimused on okeid. Ja kogu see, et ta saab vahepeal minna ja panna selle küünla ja need lilled sinna viia, et see on nagu tähtis. Ta saab teha veel lisaks on kindlasti võib joonistada lapsega. Mida ma olen tööl, mis ma olen töö juures pannud tähele, et lapsed joonistavad oma perepilte asju. Räägime pildist. Ja sealt võib tulla teinekord leina temaatika sisse, kus nad joonistavad kellegi või mingi sümbol või midagi tähendab nendele, siis seda kaotust, et lapsega arutada siis iganes inimene või asi seal oli. Et oluline. Ja samas vanuseklassis mulle praegu tuleb meelde ka, et tütar ilusti toob mul igasuguseid teemasid üles, et sõbranna läheb esimesse klassi, tema jääb lasteaeda. Ja jälle tuleb meil siin kaotus, kuidas ta oli nii kurb, et suvel nad koos lasteaias ei ole, et me ei saagi enam niimoodi koos mängida lasteaias päevad läbi. Et see oli tema jaoks hästi raske, kuigi nad elavad nii lähestik või tegelikult saavad mängida aeg-ajalt, aga ikkagi see, et me enam niimoodi koos ei ole, on jälle kaotus meile. Et on ja. Aga seal oleme ja kuulame. Räägime. Toetame seda last. Et lastele selles mõttes, et hästi realistlik ja selge informatsioon. Mis iganes puudutab leina, surma. Et see, kui lapsel tuleb endal mingi fantaasia või asi, et
tegelikult seda on okei rääkida, et las ta räägib ja mõtleb ja siis saab temaga arutada seda lugu. Et tegelikult see on hästi vajalik. Ja see on selles vanuses väga normaalne, et meil on see fantaasia ja muinasjutu maailm olemas. Et ja mingis kohas ta aitabki kindlasti pehmendab natukene. Ma kujutan ette, et tahaks ikkagi seda. Ja. Kindlasti mul oli mingi mõte veel selle Ma tahtsin öelda, et näiteks poeg kõrvalt on ju, et kui talvel vanaema suri, et tema on siis nüüd teismeline. Aga tema otsustas ka, et tema ei taha tulla sinna matustele. Et ta ei ole ka eelnevatel matustel tahtnud väga käia, aga temaga ka, et ta osaleb perekondlikult, selles mõttes, et kui niisugused arutlused või koosolemised on, et me nagu arutame koos läbi, et kõik pereliikmed on nagu kaasatud sellesse. Aga ja, et meil ükskord millalgi siin tuli jutuks temaga, et ta ütles, et ta kuidagi tundis, et eks see on nagu kohane ka, et ta tahab kuidagi üksinda seda asja läbi protsessida ja on niisugune, jah, teistmoodi ajab neid asju, et see on niisugune kohane, et nad võib-olla nutavadki omaette ja teevad neid meenutusi vahel omaette ja mingites küsimustes tulevad ja arutavad ja räägivad. See on nagu okei. Ma mõtlen nagu, kindlasti tuleks nagu laste puhul pöörata ka tähelepanu sellele, kus me tegelikult võib-olla peaksime kuskile spetsialisti poole pöörduma. On võib-olla väga pikale jäänud ja kui laps väga tugevalt reageerib veel mingi aasta-kaks peale veel seda kaotust. Mul on olnud kokkupuude ühe kliendiga siis, kes kui vanemad või kes iganes nimetas tema koera nime juba või midagi rääkis sellest, ta võis täiesti paaniliselt nutma hakata. Ja seda ka paar aastat peale. Et siin on see koht, kus nagu tõesti vanematele, et siin tuleks minna ka siis sobiva lastepsühholoogi juurde või vaadata mingi teine spetsialist, kes siis antud valdkonnas suudaks siis seda last toetada, et niisugused tugevad reaktsioonid võivad jääda. Et nendele kindlasti tähelepanu pöörata. Et kui on näha, et see laps selle leinaga ei tule ikkagi toime. Et seal ei ole mingit aega. See on, mina ütleksin, et mõnel puhul on tõesti okei, kui et lihtsalt ongi, et teadlikult, et me lähemegi näiteks lapsega mänguteraapiasse, tegevusteraapiasse, loovteraapiasse, et see laps saaks kuskil seda võõra, aga samas turvalise isiku juures ka läbi töötada väga ohutult. Et see on täiesti minust väga mõistlik. Niisuguste variante tänapäeval on ja neid saab kasutada. Ja, et tuleb praegu ette, et kui me liigume vaikselt sinna vanuselt juba suuremasse vanusesse, et ma ei olnud väga pikalt tegelikult teadlik sellest, et kui ma nagu ennem rääkisin enda sellest, et mul oli väiksest saadik väga palju niisuguseid lemmikloomade ja üldse tegelikult leina temaatikat oli päris palju. Ma arvan, et see oli paar aastat tagasi, kui ühe koolituse käigus tehti juhendatud meditatsioon ja kus ma sain lihtsalt aru, et umbes vanus 12-13 otsustasin ma loomadega nagu distantsi hakata looma. See ei olnud võib-olla teadlik otsus, aga see oli lihtsalt see, et sa nagu ei suuda enam seda valu nagu üksinda enam läbi protsessida. See on nagu nii raske juba ja sul on veel mingid loomad, kes on sulle nagu nii olulised ja kallid ja sa lihtsalt lood selle distantsi sinna vahele. Ja ma tean väga täpselt, et sellel ajal olid veel sellised
mul on siuksed hästi olulised lemmikloomad tegelikult. Ja ma tean, et ma lõin selle distantsi ja peale seda üleüldse, et ma võisin, oli loom, ma ütlesin, ja mulle väga meeldivad loomad. Ma võisingi öelda, et ja, loomad on mulle väga meeldivad, väga toredad. Vaata, kui nunnu sul on. Aga see loo seda ühendust ja sidet. Sellepärast, et lihtsalt see on nii ränk nagu. Sa tead juba, et seal tuleb see kaotus. Ja ma elasin väga pikalt niimoodi. Selles mõttes, mis ma tahtsingi öelda, et see lein ja kuidas me nagu seda, et seal võib juhtuda, et see muudab meie käitumist ja väga pikaajaliselt. Aga et tore on, kui lapse või teismised, et keegi täiskasvanust märkab seda käitumise muutust. Aga see muutus võib ka siuke olla, et me ei pane seda tähele. Sest kui minu puhul, ma ju käisin ja liikusin, ja toimetasin, aga see ei olnud enam sellise kvaliteediga enam. Ja. Et laste puhul või et mis tuleb näiteks mul tööruumis tihtipeale, siin on koolivahetus küsimused, kus sõbrad muutuvad. Ja lemmiklooma teema on paratamatult päris aktiivne lastega, et seda tuleb väga palju esile. Mul on tulnud ka nooruke ruumi, kus tal on veel seltskonda kaasas. Mitte selles mõttes, et ütlebki, et tal on koer, kes võib-olla suri juba 3-4 aastat tagasi või 2. Tegelikult on pikk aeg. Ta on kogu aeg siin. Kui ma tahan, ta on olemas. Ja seal võib veel olla lähedasi, et selles mõttes, et siis see on nagu tegelikult selles mõttes väga hea koht, kui millega tegeleda, mida arutada. Et seal me tegime ka antud juhul päris mitu harjutust ja kohtumist olid antud teemas. Ja siis, kui ma mingil hetkel küsisin, et kas tema on ka täna siin, siis ta tõi välja, et ei, et teda ei ole enam väga siin. Et see küsimus või temaatika, et mille jaoks see loom üleüldse tal oli tähtis, mis see pakkus talle, mis see vajadus seal on, et on niisugused küsimused, saab läbi arutada ja vaadata läbi erinevate harjutuste. Ja. Me nagu pööraks sellele tähelepanu, et kui ma võtan nüüd selle enda näite, et kui sa lood selle loomaga distantsi, siis me võtame nagu ühe osa endast, paneme kõrvale. Aga see on tegelikult minu osa. See on väga oluline, et me tegelikult saaksime sellised teemad turvaliselt kas siis selle leina uuesti läbi teha või läbi protsessida, aru saada, mis üldse toimus ja juhtus, et see on osa meist. Ja et see on see, kes me oleme tegelikult. Et nende meie osadega hoida, saada hea kontakt ja side. Mis tuleb esile on täpselt samamoodi, on ju tegelikult teismelistel on hästi palju sõprade ja sõbrannade suhete katkemisi, lihtsalt suhted katkevad, vanemate lahutused. Kui ikkagi on näha, et paratamatult, kui on mingi olukord ikkagi, et kui seal võib olla tõesti, nagu me ennem rääkisime, et une, söögirütmid, pluss veel võivad tekkida narkootikumid, alkoholi tarbimised, agressiivsus,
teiste inimeste füüsilise keskkonna vastu. Neid aspekte võib olla tegelikult päris palju erinevaid. Lihtsalt tuleb olla tähelepanelik ja jälgida, et mis muutus ja millal ta muutus. Vaadata ja küsida, et mis see vajadus seal taga on või mis jäi märkamata nüüd. Jällegi need ümbritsevad, teise mõistel on oluliselt ka juba lihtsalt nende sõpruskond ja nende tugi. Aga lisaks kindlasti on ka see, et ikkagi täiskasvanud jälgivad ja kui märkavad ikkagi mingeid olulisi muutuseid, et me ei paneks lihtsalt eesme ja kirja alati kõike. Üritaks sellest põhjusest aru saada, et kas midagi on veel, et natukene vaadata ja mõelda, et mis toimub tegelikult, et midagi on veel, võib-olla, ei pruugi, aga et olla natuke avatud meelega. Ja see on küll. Mõtlesin, et kuna leina juures on hästi oluline ikkagi see polemiskaotuse juures on ju. On ta nüüd lähedase või kolimine või vanemate lahutus või sõbraga tüllimine või kaotus või lemmiklooma. Et meil on elus hästi oluline et see kohalolu ja suhtlus ja me mõistame neid ilma hinnanguta teise tundeid ja oleme olemas, et selle jaoks, et mulle tundub endale, see on väga loogiline, et me võib-olla igapäevaselt ilma, et midagi üldse väga suurt või sihukest drastilist elus juhtuks, et me igapäevaselt võtame aja ja räägime oma lastega. Kuidas sul läheb? Kas täna juhtus midagi? Kas täna on midagi juhtunud, mida sa tahaksid muuta? Kui me hoiame lastega sihukest sidet, siis meil on mis iganes keerulistel hetkedel palju parem nendega ühendus. Et mis ma näen, et see on nagu nii oluline temaatika siin üleüldse. Et hoiame lapsega seda sidet. Austame tema piire. Aga hoiame sidet. Nii olulised asjad. Kui see laps vajab privaatsust, ta ei vaja seda hoidmiskall, siis nii ongi. Aga kui ta teab, et kui ta vajab seda, siis ma olen olemas. Tuleb meelde praegu 2 multifilmi tegelikult on need. Mis mulle tundub, et mida võiksid vanemad koos lastega vaadata. Ja lihtsalt tekib väga häid küsimusi lastel ja väga häid arutlusi, sest minu lapsel ikka tekivad, ühel vähemalt tekkisid, teine on juba nii suur, aga sellel nooremal ja sealt tulid meil väga head surma ja leina temaatilised arutlused. Üldse sellest elukaarest ja kõigest. Et üks on juba, ma arvan, et on päris vana tegelikult, on see Coco, mis on minu arust väga hea multikas ka ja minu tütrele ta väga meeldib, mistõttu ma julgen seda soovitada. Ja teine on nüüd tegelikult, see ei ole üldse pikka aega tagasi ilmunud, on, ma ei tea, kas ta jäi sellesse aastasse või eelmisesse, igatahes on Mr. Cock Mary. Kus mina ka naiivselt mõtlesin, et ma lähen lapsega kokandust vaatama ja kõike, aga multikas oli läbi ja lõhki leina temaatika. Et tegelikult ma arvan, et üks asju saab natukene juba ette arutada, rääkida, ise juba harjuda lapsega neid asju rääkima, olema aus temaga. See ausus ja kohalolu ja ühenduse hoidmine üksteisega, et tähtsad. Ja. Mul tekib küsimus, kas meil on küsimusi?
kuidas siin on meie tänastele osalejatele, et kas tuleb mõni küsimus võib-olla või mõni mõte, mida sa ka soovid jagada? Või siis Tere, ka tänane vest-? Jaa, palun, Jaa. Mart. Tere, Liina. Mul Tere, Mart. tuli küsimus sulle distantsi kohta. Et kas sa oled selle distantsi omal elus suutnud maha võtta või on sul see distants endiselt veel loomadega peal hoides? Selle Ja distants. siis, Nii. jah, okei. Ei, ma tahtsin Aha. sulle mitu küsimust laduda kohaga, sa võid ka jupi kaupa. Ma vastan sellele ära, siis Jah. küsi kohus. Jah. Ja siis, kui ma sain sellest distantsist teadlikuks, mul vedas, mul oli tollel hetkel väga hea juhendaja, kes väga ilusti oskas mind kohe sellega tegeleda minuga. Ja see minu, näiteks kui mul on nüüd kass on juba 8 aastat umbes olnud juba kodus, on ju, et kusjuures see suhe, see, mismoodi mina nüüd temaga käitun ja olen, see kvaliteet on hoopis teine. Jah. Okei, seda on väga suur rõõm kuulda. Jah. Ja siis ma kardan, et mu järgmised küsimused ei ole enam asjakohased, aga sa võid öelda. Järgmised küsimus on see, et kas selline distantsi võtmine või hoidmine on sinu puhul tulnud kaasa ka inimsuhetesse? Nii, seda ma pean nüüd mõtlema natukene. Okay. Pigem mitte. Pigem mitte, sest et see oli minu jaoks rohkem seondus loomadega, sest loomad ei ela nii kaua. Aga inimese puhul on nagu tõenäosus on teine. Ja mul ei olnud väga palju vaata väga palju süüksi lähedaste või sõprade või süüksi leinasid või kaotuseid. Mul ei olnud sellist asja nii palju. Seda oli vähem minu elus sellel ajal. Et ja ei, inimestega peale see ei kajastunud. Ma ei saaks seda öelda. Okei, väga tore. Aitäh sulle. Ja. On veel mõni mõte või mõni küsimus, mida on hea palju häälega mõelda või küsida? Mina võin nii palju lisada, et tegelikult neid filme ja kus neid lahkunud hingede teemasid käsitletakse, on päris palju. Soul ja kas siis Eerik Kivisüda nüüd, mis oli, et neid sellel lehel see surmast, vist on see lehe pealkiri, et seal oli just alles hiljuti selle teemaline ka nagu postitus või siis inimesed veel panid sinna ka hulka, mida nad on näinud ja mida soovitatakse just lastel või lastega koos vaadata, et kus siis saab ka nagu neid teemasid seal erinevaid, kas on surnud ema, kas on surnud vanaema ja nii edasi käsitleda. Ja. Väga hea, aga veel korraks hoian ruumi avatud, et kui tuleb veel mõni mõte, mis sa tahad palju häälega välja mõelda või öelda või veel mõni küsimus, et siis on veel ruumi. No võib-olla veel lisaks ka seda, et kuna mina olen nagu kõrvalt väga lähedalt näinud lapse leina, et mulle tundub, et kõik jah, tõesti see uni näiteks on selline, mis väga kergelt häirub ja see jääb tõesti väga visalt püsima. Ja hiljem on näha, et niisuguste väga väikeste asjade peale tegelikult nagu kordub uuesti. Esimene asi kohe, mis nagu hapraks muutub, on uni ja ennekõike minu kogemuselt nagu uinumine, mitte enam juba see magamine ise. Aga ma olen ka näinud seda, et minu arust on ka laste puhul vist oluline vähemalt ühest vanusest nagu õpetada neid tunnistama, et see mingisugune füüsiline puuduse tunne neil võibki jääda, et seda lihtsalt ei saa keegi ära võtta. Et me nagu reaalselt ikkagi peame aru saama, et see inimene ongi füüsiliselt meie süsteemist puudu. Meil on mingit laadi kiindumustunne temasse ja see kiindumustunne, see muutub väga kaua, väga pikalt. Ehk et ükskõik kui palju me pakume talle asendust, ükskõik, on see mingi teraapia, on see kellegi seltskond, on see mingi teema rääkimist, siis ikkagi leiab lapse üles see mingi hetk, kus tal äkki tuleb see taju sellest
puuduolekust peale ja võib-olla isegi mulle tundub, et on õige neile kuidagi siiski ka õpetada, et see puudustunne on ka tegelikult üks võib-olla elu osa hilisemalt, mille me lihtsalt peame oma ellu vastu võtma. Et see on nii, et see on tegelikult seletada ära, et millest see puudustunne, mida see meile tegelikult kõneleb. See kõnelebki tegelikult meie kiindumusest, meie armastustundest, on siis loom või inimene, kelle vastu me seda tunneme. Et mina olen praegu läinud seda teed ja püüdnud nagu toetada seda, et mitte niivõrd seda vaadet, et sellest puudustundest kuidagi peaks nagu tingimata alati lahti saama. Eriti kui nad on väga olulised persoonid meie elus, näiteks laps kaotab ema, et see on ikkagi väga-väga suur muutus ja seda asendada väga-väga keeruline ikkagi. Et siis võib-olla jah, et see puudustunde tundmine, et see on ka üks osa, sest me jäämegi tegelikult reaalselt seda inimest meie elus ei ole ja me peame õppima seda vastu võtma seda teadmist, et jah, see ongi nii. Ja et iga kord mitte püüda võib-olla päästa seda last sellest puudustunde käest ära, sest füüsiliselt ju inimest ei ole tegelikult või võib-olla on see loom tõesti kellegi jaoks ka. Ja. Väga hea tähelepanek siia juurde, et ja Karmen mainisid ka mitu korda asendust, et seda inimest ei saa asendada, ta ei saagi asendada. Just, et selle väljatoomine, selle toetamine, puudustunne, et see on osa sellest. Kas on veel midagi? Meil ikka mõned minutid tegelikult täitsa oleks, et on veel mõni mõte või tahad midagi jagada või sulle tuli midagi meelde. Siis täitsa veel saab seda teha. Kas on midagi teema kokkuvõtteks? Oluline öelda nii Liina sinul, aga siis kõigil sinul, kes oled seal teisel pool ekraani praegu. See temaatika on tegelikult ju väga suur ja lai tegelikult, et täna ma ütlesin väga põgusalt mingite näidete põhjal seda, aga mis mulle tundub, et see üksteise tunnete aktsepteerimine, lubamine, üksteiste piiride austamine ja see, et kuidas me kohal üksteise jaoks oleme ja see, et me küsiksime abi, me tegelikult päriselt vajame seda, et tunduvad väga siuksed olulised. Need ongi olulised. Et oleme ka hoiame neid sellist head suhet kogu aeg oma elus. Kogu aeg. Ja siis tuli küll mõte. Et see mõte küll, et vahel võib näiteks teismelistel, et neil on raske vahel rääkida. Me oleme koos ruumis. Aga minna nendega kuskile õue jalutama. Minust looduskeskkond mõjub ääretult toetavalt sellistele vestlustele. Seal võib meil olla terve see eluringi ümberringi on juba. Sealt me saame väga ilusaid ja häid näiteid näha juba üldse seda elu ja surma. See, et kui see liikumine, see ümbritsev keskkond lihtsalt toetab sellist avanemist ja rääkimist. See ongi see lõpetatus praegu siin. On veel keegi osalejad, kes soovib midagi kokkuvõtmiseks öelda? Aga võtan ise siis kokku tänase tunni aja. Leina kohvikus. Minu meelest Liina sa väga ilusti tõid esile väga mitu nüanssi tegelikult, mis on Leinas oluline. Et nii realiste iseärasustega kui ka siis jällegi see sõnum, mis jäi kõlama mitu korda, et ei ole asi ainult selles, kuidas moodi ma Leinas last toetan, aga tegelikult see on kogu see meie suhe, eks ju.
terve see aeg, kui meil on kõik on hästi, kui meil on kurbus, kui meil on erinevaid emotsioone või kogemusi. See juhenduse hoidmine ja austamine, see on läbivalt hästi oluline. Ja siis veel üks nüanss, mis sa välja tõid, mis on ka jälle hästi oluline teadvustada, on see, kui sa iseenda näitel rääkisid, et kuidas sa täiskasvanu said aru, et sa olid selle emotsionaalse ühenduse loomadega olid peatanud. Ja tihtipeale meil täiskasvanu tulevadki esimene lapsepõlve leina, mis on jäänud siis läbi kogemata või siis ei ole meil olnud kedagi, kes oleks meiega siis rääkinud või kuulanud või hoidnud või kohal olnud. Ja me tegelikult täitsa ka julgustaks ütlema, et aga see ei ole ka, et see on ka väga loomulik ja väga normaalne, seda tuleb ka täiskasvanu enam esile. Sinu näitest oli ka nii ilusti oli kuulda seda, et vanemad emotsionaalselt, nad lubasid sul tunda seda, mida sa tunned ja kõik matusrituaalid, eks, kuidas sa matsid neid loomi. Et need on ju niivõrd olulised osad. Aga seal oli üks osa veel jäi puudu, see arutamise koht. Ja seda on võimalik siis läbida, ja ma saan aru ka üsna kiiresti sinu puhul täiskasvanud. Ja siis see emotsionaalne side jälle esile tuua. Ja jällegi nii oluline osa, et kuidas me eriti ju lapsepõlves, et me siis ise paneme need emotsioonid kinni, meile öeldakse võib-olla või siis näidatakse välja, et me ei tohi mingeid emotsioone tunda. Võib-olla valu on nii palju, et me ei tule enam sellega toime. Ja kuidas me justkui sulgeme osa iseendast. Ja siis täiskasvanud me saame siis tulla tagasi nende osade juurde, mis on siis meil mingil põhjusel lukku läinud. Mis on ka hästi oluline teadvustada. Aga tuli veel äkki kellelgi mingisugune mõte, midagi jagada või on kõik ära öeldud. Aga siis meil on küll rikkalikult tegelikult täitsa 5 minutit on aega. Aga see 5 minutit aega jääb siis väärtuseks muude tegevuste jaoks ja kui on lapsed kodus, siis kas selleks, et lapsega koos olla või tema jaoks olemas olla. Kas siis kas või niisama või temaga juttu vestelda või jalutada nii, nagu need ettepanekud oli või miks mitte joonistada koos emotsioone. Et täiskasvanud ise ka tihtipeale ütlevad, et aga ma ei oska ise väljendada emotsioone. Minu meelest see joonistamise näide on väga hea, aga õpid koos lapsega. Ja joonistad, milline see kurjus välja näeb, milline see kurbus välja näeb. See on ka väga põnev rännak tegelikult. Ja jälle selline ühistegevus, millel on väga suur väärtus. Aga mina omalt poolt tänan hästi, Liina, et sa võtsid aja, et täna siia Leina kohvikusse tulla ja meiega jagada oma teadmisi ja oma kogemusi ja ka oma isiklikku kogemust ja tööalaseid kogemusi. Ja olen ka hästi tänulik siis teile, kes olete siin täna ka teisel pool ekraani ja ka siis teile, kes te kuulate ja vaatate hiljem salvestust järgi. Aga hoidkem oma lapsi, olgem avatud ja nii hea küsimus jälle, vaata nüüd hakkab järjest olema meelde, mis sa ütlesid, eks ju, et mitte kui laps nutab, ei ole nii, et mis sul viga on. Et mis on ühtepidi nagu selline tavapärane küsimus ilmselt, et aru saada, et mis nüüd juhtus, eks ju. Nagu sa ütlesid ka, kõik oli nagu okei, aga järsult hakkas nutma. Et kuidas treenida ja siis endale meele tuletada, et ma pean tegelikult kohal olema, lihtsalt tema jaoks olemas olema. Et need on väga väärtuslikud nõuanded. Aga mõnusat õhtut teile kõigile ja kohtume järgmises Leina kohvikus. Nägemist. Nägemist.